Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi seksuaalsuhtest ja tegelikult me räägime täna siuksest asjast nagu nauding, seksuaalsuhte nauding. Ja sest, et nauding iseenesest ei ole vale asi ega paha asi, aga sellega käidakse vahest valesti ümber. Ja jälle ma toon tähelepanu sellele, et isegi seksuaalsuhe abielus ei tohiks kunagi olla lähtumas himust, vaid see peab olema lähtumas jumalikust armastusest. Sest himu on hävitav, seda me oleme rääkinud. Aga iseenesest see on midagi, mis Jumal on pannud naise ja mehe vahele. Ja see on õige, see on hea, kui see on õiges kontekstis. Ja jälle tegelikult Piibel väga selgelt ka ütleb, et see peaks olema ainult abielu kontekstis. Amen. See ei kuulu abielu välisesse konteksti mitte kuskil. Ja see tähendab ka seda, et maailmas on see väga-väga levinud ja väga tavaline ja peetakse täiesti normaalseks. Seda, et kui inimene tunneb nii-öelda mingisugust, nimetame siis seksuaalseks vajaduseks, et nüüd ma pean saama selle kohe rahuldatud, kui ma seda kogen oma ihus. Ja see on nii vale, kui see vale saab olla. ja maailm peab õigeks asju, nagu toome siia kas või selle juurde enese rahuldamine, mis on tegelikult, mulle meeldib, kuidas üks jutlustaja ütles selle kohta, ütles, et see on tegelikult seks iseendaga. Ja tegelikult see on isekas ja see ei tooda absoluutselt mitte midagi head inimese ellu. Sellepärast, et seks on mõeldud abielus oleva naise ja mehe vahele. Amen. Ja sinna kuulub see naudingu osa, see on Jumala antud, aga jälle nauding ei tohiks olla midagi, mida me keerame üle nii-öelda himuks ja laseme nüüd endal vedada kuhugi valesse suunda, vaid see peaks välja kasvama tegelikult nüüd just nagu me rääkisime ka eelmises saates natukene sellest rõõmsast ja toredast omavahelisest suhtest. Amen. See ei tohiks olla veetud himust, vaid see peaks tulema esile sellest tõesti tervest, elutervest abielu suhtest. Amen. Ma loen õpetussõnade 5. peatükist ja 18. salmist. Ja siin öeldakse niimoodi, nüüd paneme tähele, see on Jumala sõna. Ja. Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noore ja naisest. Et see väljend noore ja naisest ei räägi, et ainult siis, kui ta noor on, vaid see tegelikult räägib noores eas abiellutud naisest, kui vaadata erinevaid tõlkeid. Kes on otse kui armas ema hirv, kena kalju kits, ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse. Nüüd mõni võib öelda, et kuule, see viimane osa sellest salmis, see ei olnud päris sobilik, et sellist asja Piiblis kirjutatakse. Nüüd saame aru, et see on kirjutatud tegelikult abielu konteksti. See on üks konkreetne asi. Aga üks väga oluline element on just selle 19. salmi alguses, kus ta kasutab sellist võrdpilti ja räägib siis ütleme, siin räägitakse siis naise kontekstis, et ta on nagu otse kui armas ema hirv. Ja see räägib tegelikult ühest emotsionaalsest ligitõmbest ja meeldivusest. Ja siis ta räägib tegelikult, olema ausad siin siis ka seksuaalsest küljest. Ja see on see, kuidas see asi tegelikult peab ka olema ühe abielu kontekstis ka ehitatud, et on olemas emotsionaalne lähedus. See räägib just seda hingelist omavahelist suhet ja teise külje pealt siis on ka see seksuaalne külg. Ja nüüd on ka olemas sellised kristlikke ringkondi, ma ei kui palju neid tänapäeval just on, kus õpetakse lausa seda, et seksuaalsuhe on ainult laste saamiseks. Nüüd Jumal on selle ühe osana, tõesti, nii loonud, nii et lapsed saadakse tegelikult. Aga me näeme väga palju Piiblis ka kirjeldusi, kus see ei ole keskne element. Ja nagu siin on Jumal ei pea seda valeks abielu kontekstis selle nautimist ja selle nii-öelda selle naudingu osa küljest. Aga muidugi see ei tohi jääda ainult füüsiliseks lihalikuks küljeks, vaid see on see, et kaks inimest on omavahel kokku liidetud ka emotsionaalselt ja tõesti on ühes suunas liikumas. Pluss siis ka me näeme väga selgelt, kuidas Jumal on paika pannud see, et inimestel on leping omavahel. Neil on lepingu suhe, nad ei ole lihtsalt keegi, kes koos elamas või kes täna said just kokku ja mõtlesid, et kuule, see on päris tore inimene, et kuule maanduks temaga voodisse. Nüüd see maailm sageli elab sellisel viisil ja ta mõtleb niimoodi ka. Ja mis see toodab? Nad saavad väga palju haigelt selle tõttu. Aga siin on olemas üks nagu öeldakse, üks kahe inimese kokku kasvamine
emotsionaalselt ja siis on ka sellega see seksuaalne külg. Me vaatame veel esimese Moosese 18. peatükk ja 12. salm. Ja siin on juttu sellest, kus Jumal rääkis sellest, et Saara ja Abraham oli tegelikult siis nüüd juba, nad saavad lapse. Ja Jumal jõudi just sellesse kohta, kus see sõna sai konkreetselt välja öelda, nemad olid ka lõpuks jõudnud kohta, kus nad tõesti ka olid usus selle asja suhtes. Ja nüüd huvitav kommentaar ütleb, ja Saara naeris iseeneses ja mõtles, kui ma olen vanaks jäänud, peaks mul veel himu olema. Ja kui mu isand on vana. See sõna himu, vahel on jälle hea vaadata nende sõnade tähendust ja tausta, siis laine tõlge toob selle nüansi väga hästi välja, ütleb. Sellepärast Saara naeris omaette öeldes. Kas ma pärast vanaks saamist võin tunda naudingut ja rõõmu, kui mu isand mees on ka vana? Me näeme, mida ta räägib. Ta räägib siis seksuaalsuhtest ja ta ütleb, et ta tunneb selle juures mida naudingut ja ka rõõmu. Nüüd, kui Jumala sõna neid asju mainib, siis ilmselgelt see ei ole midagi valet. Me räägime jällegi abielu kontekstis. Et see on nüüd sükene osa just, mis on väga oluline seda mõista. Ja Jumal on selle loonud sellisel kombel, et me ei peaks nagu öeldakse abielus olles kuidagi nagu tundma ennast halvasti. Inimestel on ka isegi üks sükene mõte, mis mul tuleb üks lugu isegi meelde. Üks ütlustaja rääkis sellest, see oli kuskil, ütleme orienteeruvalt eelmisel sajandil kuskil Aafrikas, kus ei olnud tol ajal külmutuskappe. Aga üks missionär oli seal tegutsemas ja tal tol ajal, ütleme, ei olnud ka neid külmutuskappe igal pool leidagi, aga ta siiski oli saanud maitsta sellist asja nagu jäätist. Väga huvitav asi, aga kui külmutuskappi ei ole, siis ikka ei õnnestu väga sellist asja vähemalt püsivalt toimetada ühest kohast teise. Aga ta oli lasknud siis kuskil Ameerikas seda jäätise valmis teha ja toimetas selle siis, nimetame neid jääkappideks, kus oli põhimõtteliselt suured jääkuubikud sees selle sinna siiski kohale. Et nagu tahtis pakkuda neile inimestele sellist võimalust seda proovida. Ja siis seal oli koguduses erinevad inimesed ja ta mõtles, et ta tahab koguduse inimesi õnnistada sellega, et saavad midagi huvitavat proovida. Ja jagas siis kõigile jäätist. Ja siis seal oli üks vanemapoolne naisterahvas, kes siis oli ka teistega seas selle, siis võttis ka selle topsiku, kus siis oli see jäätis pandud sinna. Ja nii kui ta esimesel lusikatäie võttis ja proovis seda ja siis ütles, see on liiga hea, et olla see õige asi, et see peab küll patt olema, viskas selle pläraki maha. Ja mis asi see on sama mõttelaad, mis on mõndel inimestel vahest, et kui miski on liiga hea, siis see peab kindlasti patt olema. Nüüd me peame aru saama, et Jumalal ei ole küsimus selles, et miski võib olla hea, aga tal on küsimus selles just, et kas see on õiges kontekstis ja õieti tarbitud. See on väga õige, me näeme väga palju piiblis hoiatatakse näiteks ka liigsöömise eest ja mitte see, et toit oleks oma olemuselt halb, vaid seda tuleb tarbida mõistlikult õiges möödus. Me näeme, piiblis räägitakse ka seksuaalsuhtest ja selle suhtes ka räägitakse hoiatust ja asjadega. Kas see on jällegi pandud õigesse konteksti, abiellu, kahe mehe ja naise vahele abielulepingus olevate inimeste jaoks. Et see ongi sama, et iga asjal on oma koht ja oma viis, kuidas seda kasutama. Ja see võib olla hea, selles ei ole midagi halba. Ja Jumal ei ole probleemi sellest, ka isegi kui me toitu naudime. Ja samamoodi ka seksuaalsuhte puhul ta ei ole öelnud ka, et see peaks olema ka midagi sellist, mis on väga ebameeldiv kohustus lihtsalt. Vaid Jumal on selle sellisel kombel loonud. Ja siin ongi see väga oluline asi, nagu sa tõid välja, et Saara ütles, et kas ma peaksin tundma rõõmu ja naudingut. Mõeldes siis seksuaalsuhtele, eks ole. Nüüd siin ongi see, et kui see on nüüd maailmalik ja kui see on himust veetud asi, siis tegelikult kui keegi tahab oma himu rahuldada kellegi teise inimese arvelt, nüüd esiteks on kuratlik, teiseks see teeb haiget sellele teisele inimesele ja see toimub maailmas igal pool. Aga kuidas Jumal on tegelikult selle mõelnud ja kuidas Jumal on näinud seda seksuaalsuhet, see ongi see, et need kaks inimest mõlemad tunnevad rõõmu ja naudingut. See tähendab seda, nad mõlemad tahavad seda, nad mõlemad on sellega nõus ja nad mõlemad tunnevad ka rõõmu ja naudingut sellest.
mitte see, et üks inimene tahab rahuldada oma himu. Vot see ongi see on see suur vahe, kas inimene tahab rahuldada oma himu või on see, et need kaks inimest armastavad üksteist. Ja nüüd nende see suhe, see, mis nad on olnud, sest et oluline on ka kristlastena see, et me paneme asjad õigesse järjekorda. Meie suhe peaks olema ka jälle, Jumal kogu aeg nimetab vaim, hing ja ihu. Ihu peaks olema viimane, vaim peaks olema esimene. Kui me pöörame asjad pahupidi ja me paneme ihu number 1, tegelikult on, ütleme, ihu, hing ja vaim, nüüd tegelikult asjad on korrast ära. Ja nüüd on see, et inimesed on aetud tegelikult himust ja nad teevad üksteisele haiget. Ja. Asjad peavad olema õiges järjekorras. See, et me käime koos Jumalaga, see, et me armastame Jumala sõna, see, et me jagame Jumala asju üksteisega, see, et me veedame koos aega, meil on nüüd, me vaimselt me jagame asju, nüüd me hingeliselt jagame asju ja nüüd me jagame ka ihuliselt asju. Asjad peavad olema õiges järjekorras ja nüüd asjad on ka terved ja me ei tee haiget üksteisele. See on üks väga oluline asi, millest aru saada, et me ei tohi panna liha juhtima mitte midagi meie elus, vaid meie vaim peaks juhtima asju ja me peame asju tegema õiges järjekorras. Aga kui me vaatame 1. Korintuse kirja 7. peatükki, mis räägib väga palju ka just abielu suhtest ja seksuaalsuhtest. Ja ma loen 2. salmist ja ütleb nii: kuid hoorus pattude pärast, olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Nüüd jälle, Korintuse kogudus oli üks väga lihalik kogudus. Ja. Kui me loeme Korintuse kirja, me näeme, Paulus ise kirjutab neile, te olete lihalikud. Ja me näeme ka, et seal koguduses oli probleemi tegelikult seksuaalpattudega. Ja nad olid ise välja tulnud ka, ütleme siis, ebajumala teenimisest ja mis sisaldas endas, tollel ajal olid sellised inimesed nagu olid templihoorad, ebajumala teenistuse juures nii-öelda ja nad olid kõige sellega kokku puutunud, see oli nende nii-öelda kultuur, kus nad olid elanud, aga nüüd nad olid tulnud sellest välja, nad olid saanud päästetud kristlasteks. Aga vahest on see, et mingid asjad nagu jäävad meiega kaasa, mis on meil minevikus olnud normaalne elustiil. Ja nüüd Paulus on tegelemas nendega ja just see, et hoorus pattude pärast, olgu igal mehel oma naine, ütleb just nende pattude pärast, sest et see oli nende jaoks see probleemne ala, millega nad olid tegelemas pidevalt. See ei tähenda seda, et me ainult selle pärast peaksime abielluma kellegiga, et nii-öelda saada legaalselt seksida. See ei ole põhjus, milleks abielluda. See on lihtsalt üks normaalne abielu osa, mis Jumal on abiellu pannud. Aga see ei tohi olla kunagi see põhiline põhjus, miks me seda teeme. Aga ta ütleb edasi, mees täitku oma kohust naise vastu. Nüüd ma loen ka laiendatud tõlkes selle. Ta ütleb, et ta peaks andma, tähendab, mees peaks andma siis naisele heatahtlikkust, headust, lahkust ja seda, mis on naisele õigusega kuuluv osa. Ma loen selle lõpuni ka ja ütleb, ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. See tähendab, et see on nii ühtepidi kui teistpidi. Mõlemad peaksid andma siis oma abikaasale õigusega kuuluvat osa. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me ei tohi mõelda kunagi nagu isekalt. Sest et naine ja mees mõtlevad asjadest erinevalt. Ja näiteks tavaliselt, ma ei saa öelda seda, et 100%, aga tavaliselt ikkagi naiste jaoks on see, ütleme, see emotsionaalne külg on isegi olulisem külg, palju olulisem külg kui tegelikult seksuaalne külg. Tavaliselt on see emotsionaalne külg, mis üldse viib naise sellesse kohta, kus ta on avatud ja tahab üldse seksuaalset suhet. Nüüd meestega on hoopis teistmoodi. Ja see ongi see, miks me peame arvestama üksteisega armastus ja miks me ei tohi olla himust veetud, vaid me peaksime käima jumalikus armastuses. Just sellepärast, et me ei tohi elada nagu isekat elu, vaid me peame arvestama üksteisega. Me peame arvestama üksteise meeldivustega, mis on naise mehe üldse erinevused, kuidas üksteisele ligineda, kuidas üksteisega läbi käia, kuidas üksteisega suhelda. Kõiki neid asju, me peame arvestama neid asju, sest et need on meile õigusega kuuluv osa.
naine või mees ei saa nagu lihtsalt mõelda, et vot mina tahan nüüd seksi ja mina pean seksi saama. Need asjad ei käi nii, sest et ta peab arvestama oma naisega ja ta peab andma oma naisele temale kuuluva osa. Naine tahaks võib-olla koos istuda ja juttu rääkida või lihtsalt, et nagu me lugesime ka, et oleks tore ja meil oleks rõõmus olla ja kõike seda osa. Ja mees ei tohi hoida seda eemale oma naisest, kui naine seda vajab ja kui naine seda tahab ja vastupidi ka jällegi. Naine peab mõtlema jällegi, mis mees tahaks või mis mehel oleks vaja. Ja ta ütleb edasi, et naisel ei ole, nüüd eesti keeles ütleb siin meelevalda oma ihu üle. Laiendatud tõlge lisab siin ka, ütleb, et naisel ei ole ainuõiguslikku meelevalda ja kontrolli oma ihu üle, vaid mehel on omad õigused, ütleb. Ja nõnda samuti ei ole mehel ainuõiguslikku meelevalda ja kontrolli oma ihu üle, vaid naisel on omad õigused. Nüüd see on väga huvitav ja tähendabki seda, see räägib ka väga selgelt sellest, kui vale on enese rahuldamine. Sest et meil ei ole ainuõiguslikku meelevalda ja kontrolli oma ihu üle, ütleb siin, vaid minu abikaasal on oma õigused. Ja seal on asjad, mis peavad olema õieti tehtud abielus ja seksuaalsuhtes. Nii et me ei saa mõelda, et mina tahan ja mina pean saama ja mulle meeldib nii ja see on isekas. Ja see ei ole jumalik ja see ei ole õige ja me peame tulema alati selle juurde, et tegelikult see kõige esimene, kõige suurem käsk, mis meile on antud, on armastuse käsk. Amen. Ilma selleta ei saa ja ilma selleta on kõik muu vale. Ja ta ütleb edasi, ärge tõmbuge eemale teineteisest muidu, kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad palveks ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. See taltumatus on see, et ta räägib sellest, et teil ei ole enesekontrolli. Amen. Ent seda ma ütlen luba andes, mitte käskides. Siin ongi jälle see väga oluline, see enesekontrolli küsimus ka, et tegelikult Jumal eeldab ja Paulus siin ka, et tegelikult meil peaks olema see enesekontroll. Aga ta ütleb, et kuna nendel oli probleemi sellega, kui nüüd rääkides Korintuse kogudusest, eks ole. Amen. Nüüd ta ütleb, et ma annan teile selleks loa. Ma küll ei käsi, ma annan loa teile. Aga tegelikult see ideaal on see, et nii mees kui naine käivad jumalikus armastuses, kontrollivad oma tundeid, emotsioone, mõtteid. Ja nüüd kõik, mis toimub selle abielu sees, on tehtud Jumala armastusest lähtuvalt, on tehtud ka arvestades üksteisega. Amen. Ja siis ei ole seda, et me teeme üksteisele haiget või valesti midagi. Ja miks me ei räägi näiteks, ütleme, rääkides seksuaalsuhtest väga mingisuguseid detailsed või kuidas midagi teha sest et see ei ole oluline. Kõige olulisem on see, et me käime armastuses, Amen. Me arvastame üksteisega, meil on rõõm, meil on tore koos olla ja kõik see muu tuleb iseenesest. See ei ole üldse nii oluline ja me vahest paneme nagu võib-olla liiga palju tähelepanu asjadele, mis ei ole tegelikult nii olulised. Ja me jätame tähele panemata asjad, mis tegelikult on Jumala silmis olulised. Sest et maailmas öeldakse, et kuidas ma saan üldse kellegiga abielluda, kui ma ei ole üldsegi nii-öelda temaga maganud ja ma ei tea, kas me üldse sobime seksuaalselt. See on tõesti rumal nagu mõtlemine. Seal ei ole sükest asja, et kaks inimest ei sobiks seksuaalselt, sest et kui nende vaimulik ja hingeline suhe on korras ja terve, siis on ka seksuaalsuhe terve ja korras. Amen. Sest et see on sellest sõltuv. Nii et me peame aru saama, mis on oluline ja mis ei ole nii oluline. Amen. Ma loen Ülemlaulude 7. peatükist. Aga enne kui ma loen, siis ma toon lihtsalt huvitava mõtte välja. Me olime kunagi ühel abielukonverentsil, kus anti ülesandeks selle sama konverentsi ajal mehel ja naisel
lugeda sedama ülemlaulu koos ühiselt. Niimoodi üksteisele isegi. Seal on mitmeid osi, kus on naine on rääkimas, mees on rääkimas ja seal on neid peatükke päris mitmeid. Ja see ülemlaul on tegelikult räägib just mehe ja naise suhtest. Ja ta on kohati võib-olla mõne jaoks isegi kõlab natuke nagu luuleline või siuke nagu väga palju ilustusi ja asju on sinna sisse pandud, aga tegelikult see ongi see, mis kirjeldab seda just seda omavahelist suhet ja ka seda emotsionaalset suhet ja see, kuidas üksteisel peale vaadatakse ja kuidas üksteisest mõeldakse. Ja see on midagi sellist, mis on tegelikult tark. Ma arvan, see ei tee paha igal abielupaaril seda koos lugeda ja üksteisele lugeda ja mõtiskleda nende asjade üles, et see on see eelkõige, miks Jumal sellise raamatu on siia lasknud meile kirja panna. Vahest mõni ütleb, et see nagu kuidagi päris ei sobi isegi kohati. Mõningad asjad, mis ma siin loen ka, aga me peame aru saama, jällegi on abielu kontekstis selles mõeldud. Ülemlaulud 7.1 ütleb: tule tagasi, suulamlanna. Tule tagasi, sest tahame sind näha. Miks tahate näha suulamlannat? Et ta tantsiks sõjaleeride tantsu. Kui kaunid on su sammud sandaalides ja sa suursugune ötarlaps. Su puusade kaared on nagu ehted kunstniku kätetöö. Su naba on ümmargune kausike, millest segatud viin ei puudu. Su kõht on nisuhunnik, mis lillekestega on ümbritsetud. Ma teen korra pausi. Me näeme tegelikult seda sama, kuidas nad olles koos, mees naudib ka oma naise välimist ilu. Ja siin on tegelikult veel üks element veel selle juures. Me näeme seda, et see ei ole ainult niivõrd füüsiline, vaid ka siin on just seesama emotsionaalne meeldivuse element. See, et ta kiidab teda, ta näeb, ta imetleb teda ja ta räägib seda ka välja. Ilmselgelt ka talle. Ja siis ta ütleb edasi veel 4. salmis. Su 2 rinda on nagu 2 vasikakest kaselli kaksikut. Su kael nagu elevandi luust torn, su silmad nagu Hesponi tiigid Pat-Rabimi värava juures. Su nina on nagu Liibanoni torn vaatluseks Damaskuse suunas. Me saame aru, mõningad need kirjeldused võib-olla kõlavad meile väga omapärastena, sest me ei tea neid kohti ja piirkondi ja asju. Aga see oli midagi sellist, mis oli ilu väljendav tol hetkel. Siis ta ütleb edasi, su pea on otse kui karmel ja su lehvivad juuksed purpuri karva. Kuningas oleks nagu veekünade külge köidetud. Kui ilus, kui kaunis oled sina armsaim, hellitatu. Sul on rüht nagu palmipuul ja su rinnad on kobarate sarnased. Mina mõtlen, ma lähen palmipuu otsa, võtan kinni ta pööristest. Su rinnad on ju viinakobarate sarnased ja su hingeõhk on nagu õunte lõhn. Sinu suulagi on nagu parim viin, mis mulle hõlpsasti kurku läheb, kastes mu huuli ja hambaid. Mina kuulun oma kallimale ja mina ihaldan teda. Tule mu kallim, läheme aasale ööbima hennapõõsaste juures. Hommikul vara läheme vaatama viinamägesid, kas viinapuu on pakatanud, kas pungad on puhkenud, kas granaatõunapuud õitsevad. Seal ma annan sulle oma armastuse. Lemmemarjad lõhnavad meile, meie uste ees on kõiksugu valitud vilju, nii hästi uusi kui vanu, mis ma sinule kallim olen talletanud. Ja me näeme tegelikult, et siin on nagu öeldakse mitu elementi. Siin on näha ühe tugeva asjana just seesama emotsionaalne tõmme nende kahe vahel. Jällegi rõhutan, tegemist on abielus olevate inimestega. Ja samas ka siis ka see füüsiline nii-öelda ligitõmme selle asja juures. Ja samas me saame aru, need võrdpildid tegelikult räägivad ka seksuaalsuhtest tegelikult väga selgelt. Aga see on just midagi sellist, et Jumal ei ole öelnud, et see oleks halb ja negatiivne asi. Aga et me peame oskama näha just seda elementi, kuidas Jumal seda kõike ehitas. Ta ehitas just kõigepealt selle sama emotsionaalse ligitõmbe, see mingis mõttes ka läbikäimine, meeldivus, need sõnad, mis selle asja juures on. Ja siis oli ka see füüsiline külg selles. Ja samas me võime seda ka muidugi
nad ei häbenenud ka üksteist. Nagu öeldakse, abielu kontekstis selles ei ole midagi valet, ilmselgelt see on normaalne, et mees on näinud oma abikaasat ka ilma riieteta ja vastupidi. Ja see on lihtsalt normaalne asi, mis Jumal on nagu paika pannud ja me peame oskama hinnata seda, mis Jumal on kinkinud. Ja ainult jälle, kui tulla selle juurde, kus tehakse vigu ja kus tekitatakse olukord, kus keegi selles suhtes on tegelikult nüüd kannatamas või saab haiget, ongi see, et hakatakse nõudma üksteiselt mingisuguseid asju, isegi mida võib-olla loetakse, aga ei tehta täpselt nii, nagu on kõik kirja pandud, eks ole, sest et sa tõid välja just see emotsionaalne side ka, mis on naistele nagu väga-väga oluline. Ja nüüd, kui mees hakkab võib-olla nõudma naiselt seda seksuaalset külge ainult, ilma selle emotsionaalse küljeta, nüüd ongi see, et tegelikult naine pannakse nagu situatsiooni, kus ta peab midagi tegema, aga ta ei tunne sellest rõõmu ja ta ei tunne sellest naudingut. Ja see on vale. See on vale, et seda ei tohi kunagi teha ja seda väga paljud mehed teevad sellepärast, et nende jaoks võib-olla see emotsionaalne külg ei ole nii oluline või nad ei näe selle olulisust üldse aga nüüd isegi lugedes seda ülemlaulu siin on näha, kui olulise koha peal see oli tegelikult ja Jumal toob selle meile kui eeskujuks tegelikult ühe seksuaalsuhte eeskujuks, kuidas see peaks olema, et see emotsionaalne külg on ka väga-väga oluline ja ilma selleta ei saa. Ja tihtipeale ongi see ka, kui abikaasade vahel see emotsionaalne külg kaob ära, ei suhelda enam omavahel, ei ole neid toredaid aegu koos, ei ole see, kus ma ei tea, kas või tehakse nalja, naardakse koos, siis tegelikult nüüd see seksuaalsuhe muutubki peaaegu nagu vägistamiseks vahest naiste jaoks, sellepärast, et seal ei ole enam seda sidet või seda suhet omavahel ja ilma selleta nüüd see on vägivald. Nii et kõik asjad peavad olema nii-öelda õiges järjekorras ja korras. See peab olema ikkagi see jumalik armastus ja kõik see on üle kõige ja see emotsionaalne külg ja kõik need, iga asi on oluline, mis Jumal räägib. Ma loen siia lõppu 1. Korintuse 7. peatükist jälle. Ja 32. salmist ütleb nii, Paulus on rääkimas siin siis ja ütleb, et mina tahaksin, et te oleksite muretud. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale, kuidas ta saaks olla issanda meele järgi. Aga naise mees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naise meele järgi. Nii on ta jaotatud 2. Või toob ka inglise keeles, ta ütleb, et ta on kõrvale tõmmatud oma pühendumisest Jumalale. Ja vallaline naine või neitsi hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale, et ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest, aga abielu naine hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas tema saaks olla mehe meele järgi. Nüüd siin ongi see, et ta toob välja, kuidas tegelikult meile peab minema korda see, mis on meie abikaasale tähtis, mis talle meeldib ja mis teeb talle rõõmu. Me peaksime üksteisele tahtma seda pakkuda, sellepärast, et see toodabki ka seda, et toodab seda omavahelist seda usaldust, see, et me võime omavahel koos olles ka tunda ennast tegelikult vabalt. Sest et kui seal ei ole korralikku ka emotsionaalset suhet omavahel, või see, et me hoolime üksteisest ja meile läheb korda see, mis võib-olla teine igatseb või tahaks, siis tegelikult ei teki seda õiget üldse sidet omavahel ja asjad on tegelikult vales järjekorras ja valet pidi tegelikult abielus. Nii et see on väga-väga oluline, et me hoiame seda suhet, et me hoiame üksteist, et me hoiame oma abikaasasid ja me mõtleme selle peale, sest et Jumal tõi oma sõnas välja siin, et me peaksime tegelikult, meile peaks see korda minema, et me mõtleme selle peale, mida mu abikaasa tahaks, mis talle teeks rõõmu ja nüüd seda talle teha. Sest et see ongi jumalik armastus, et me ei mõtle lihtsalt enda peale, vaid me mõtleme teise peale ja paneme tema esikohale.